Vladimir Putin ja Donald Trump kaotasid samal ajal oma peamise toetaja Euroopas. Ungari peaminister Viktor Orban kaotas valimised suurelt oma vastasele Peeter Magyarile, kes oli veel 2 aastat tagasi tema liitlane. Võid tõdeda, et Ungari peaminister Viktor Orban, Kremli viimane suur liitlane Euroopa Liidus, kes on korduvalt blokeerinud sanktsioone Venemaa vastu, püüdis saavutada Kremli lähedaste inimeste eemaldamist sanktsioonide nimekirjadest. Ja kuni lõpuni jätkas ta nafta ja gaasi ostmist Venemaa Föderatsioonist, kuid kaotas oma võimu, seda väga karmilt. Kremlis vaadatakse murelikult, kuidas Ungari uus võim käituma hakkab, kuid USA-s on juba öeldud, et tegemist oli liberaalide võimu haaramisega. Miljardär Elon Musk teatas, et finantseerija George Sorose organisatsioon on võimu haaranud. Nagu te mäletate, astus ka Viktor Orban Sorose vastu, kes, tuletan meelde, on samuti rahvuselt ungarlane. Räägimegi nüüd sellest teemast, eriti sellest, millised positsioonid kaotasid Venemaa ja USA pärast Ungari valimisi. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Kuid enne kui alustame seda saadet, palun tellige kanal, pange saatele like ja jätke oma kommentaar selle video alla. Ja liituge ka minu Telegrami kanaliga. Link sellele on selle video kirjelduses. Alustuseks teie lühikese kokkuvõtte eelmisest saatest, kui te selle äkki vahele jätsite. Seal rääkisin sellest, et pühapäevaste valimiste panused olid Kesk-Euroopa riigi jaoks uskumatult kõrged, sest see mõjutab tugevalt tema välispoliitikat. Orban oli USA presidendi Donald Trumpi lähedane liitlane, kelle MAGA liikumine toetas avalikult Ungari antimigratsioonilist, kristlikku, natsionalistlikku režiimi kui valitsemismudelit. Ühes varasemas saates rääkisin ma sellisest nähtusest nagu USA urbaniseerumine, kui Trump laenas Viktor Orbani käest mõningaid valitsemismeetodeid. Trump sekkus isiklikult kampaania viimastel päevadel, saates J.D. Vance'i Budapesti ja lubas kasutada, tsiteerin, kogu USA majanduslikku jõudu Ungari majanduse tugevdamiseks, juhul kui Orban võidab. Aga see ei aidanud ning see on ka Trumpi jaoks kaotus. Lisaks oli Viktor Orban Vladimir Putini lähim partner Euroopa Liidus, hoides sooje suhteid isegi pärast venelaste sissetungi Ukrainasse. Tema tagandamine toimus hoolimata Venemaa aktiivsetest katsetest valimistesse sekkuda, jättes Kremli ilma võtmetähtsusega liitlasest ja raskendades Moskva võimalusi Euroopat seespoolt lõhestada, mis Orbaniga õnnestus neil väga hästi. Aga Ukraina jaoks oli Viktor Orban pigem vastane. Orban blokeeris või viivitas korduvalt Euroopa Liidu abi andmisega Kiievile ning oli sõjalise toetuse suurendamise vastu. Ta muutis Ukraina oma valimiskampaania keskpunktiks, süüdistades president Volodõmõr Zelenskit vandenõus Ungari opositsiooni ja Euroopa Liiduga, et tõmmata Ungaris sõtta. Aga õnneks ungarlased ei langenud selle Vene õukondase jamale. Lisaks on kummaline, et Orban on aastaid olnud konfliktis Brüsseliga õigusriigi, rände ja demokraatlike normide küsimustes, kuigi ta ei tahtnud Euroopa Liidust lahkuda. Sest EL andis Orbanile raha, kuna ilma EL-i rahastamiseta poleks Orban kaua vastu pidanud. Tema kaotus avab nüüd tee Ungari ja Euroopa Liidu suhete taaskäivitamiseks ning võib tugevdada ühtsust kõige olulisemates küsimustes, alates sanktsioonidest kuni julgeolekuni. Ja nüüd muretsetakse kõige rohkem Viktor Orbani võimult kõrvaldamise pärast Kremlis. Ungari peaminister Viktor Orban on viimane suur liitlane Kremlile Euroopa Liidus, kes on väga palju aidanud Kremlit, isiklikult Vladimir Putinit ja isegi Venemaa välisministrit Lavrovi. Orbani partei Fidesz kaotas nädalavahetusel toimunud parlamendivalimised, mis toimusid peaaegu 80% rekordilise valimisaktiivsusega. 1990. alguses loodud partei Fidesz sai parlamendis vaid 55 kohta 199-st, jäädes alla opositsioonilisele parteile Tissa, mis suutis saada 138 kohta. See on põhiseaduslik enamus. Selle tulemusena moodustas Tissa, mida juhib 45-aastane Peeter Magyar, kes oli muide varem Viktor Orbani partei liige, põhiseadusliku enamuse.
62-aastane Viktor Orban, kes on olnud Ungari peaminister alates 2010. aastast, tunnistas kaotust. Ja nüüd Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Saksamaa kantsler Friedrich Merz ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen õnnitlesid kohe Peeter Magyart võidu puhul. Huvitav on ka see, et Viktor Orban alustas oma poliitilist karjääri 1980-ndate lõpus, kui Nõukogude Liit Euroopas kokku varises. Ta kutsus üles Nõukogude vägede väljaviimisel Ungarist ja sai tuntuks tänu oma tulisele kõnele 1958 aastal hukatud antisovetliku ülestõusu juhtide ümbermatmise tseremoonial. Üldiselt oli ta selline antikommunistlik, antisovetlik tegelane ja nii edasi. 1998 aastal sai Viktor Orban 35-aastaselt Ungari ajaloo noorimaks peaministriks. 4 aastat hiljem kaotas ta võimu, kuid juba 2010. aastal sai ta taas valitsusjuhiks. Ja siis oli Orban avatud liberaal ja antikommunist. Kuid teisel ametiajal alates 2010. aastast võttis Orban suuna sellise mudeli ülesehitamisele, mis erineb tänapäevasest Euroopa mudelist. Ta tugevdas kiriku rolli riigis ja taotas abordipiiranguid. Lisaks võitles ta ka LGBT vastu. Pärast Venemaa sissetungi pidurdas Viktor Orban ja pani veto Venemaa vastastele sanktsioonipakettidele ja jätkas nafta ja gaasi ostmist Venemaalt, sealhulgas Nõukogude ajal ehitatud Družba torujuhtme kaudu. Ja nüüd Financial Timesi andmetel üritas Kreml aidata Viktor Orbanil võimul püsida. Muuhulgas kavandati kampaaniat, mis nägi ette Viktor Orbani kui tugeva juhi, kellel on sõpru, kuvandi edendamist sotsiaalmeedias. Ja nagu te nägite, kogu see Viktor Orbani sõprade võrgustik üle maailma tuli väga kiiresti päevavalgele. Orbani toetas avalikult mitte ainult Kreml, vaid ka USA president Donald Trump, Argentiina president Javier Milei, Itaalia peaminister Giorgia Meloni ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu. Orbani toetuseks käis enne valimisi Ungaris isegi USA asepresident J.D. Vance, kes avaldas imetlust Viktor Orbani vastu, kes tema sõnul võitleb Ungari suveräänsuse eest. Ning ta lubas kuldaega Ungari ja USA suhetes, kui Orban valimistel võidab. Samal ajal seisnes Kremli strateegiaga tema peamiste rivaalide, DEISA partei eesotsas Peeter Magyariga vastu suunatud inforünnakutes. Aga huvitav on see, et Magyari meeskond oli väga targalt üles ehitatud ja ma olin üllatunud, et Magyar suutis desinformatsiooni levitamist ennetada ning juba ette hoiatas, et kohe tuleb järjekordne valeinfo. See kui midagi on Kremli käsi. Ja siis see valeinfo kas nurjus või tõesti toimus, kuid enam ei mõjutanud valijaid eriti. Aga see kõik oli asjata. Fidesz sai valimistel isegi vähem hääli, kui küsitlused paar nädalat enne valimisi näitasid. Pärast seda, kui said teatavaks Viktor Orbani ja tema välisministri Peeter Szijjártó regulaarsete kontaktide üksikasjad Kremliga. Orban võrdas vestluses Vladimir Putiniga end hiirega ja Vladimir Putinit lõviga ning lubas teha kõik, et Kremlit toetada. Ta meenutas seal veel Aisopose muinasjuttu, kus hiir aitas lõvil võrkudest välja pääseda ja lõvi oli varem selle sama hiire armu andnud. Ja Szijjártó helistas pärast konfidentsiaalseid läbirääkimisi Euroopa Liidu sees Venemaa välisministrile Sergei Lavrovile. Edastas tal infot ning Kremli palvel lubas, et püüab saavutada sanktsioonide tühistamist miljardär Alisher Usmanovi vastu. Magyar tänas pärast hääletustulemuste väljakuulutamist valijaid ja ütles järgmist, tsiteerin. Meie riik tahab taas elada, ta tahab taas olla Euroopa riik. Rahva hulk taustalt skandeerib, venelased, minge koju ja Magyar jätkab. Ungari saab taas tugevaks liitlaseks Euroopa Liidus ja NATOs. Kuigi, rõhutan, Magyar ise ei välistanud kontakte Kremliga energiatarnete tõttu, kuid sellest räägiti lähemalt eelmises saates. Ja muide, sõbrad, kui te peate selle YouTube'i kanali tööd kasulikuks ja huvitavaks, kutsun teid üles toetama selle kanali tööd rahaliselt, tehes ükskõik millise annetuse või sponsorluse. Seal näiteks 50 grivnat, see on umbes $1. Seetõttu on kõik lingid selle video kirjelduses. Olen tänulik teie toetuse eest. Moskva on huvitaval kombel Viktor Orbani juba maha kandnud ja nagu täna ütles Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov, tsiteerin. Me loodame, et jätkame oma üsna pragmaatilisi kontakte Ungari uue juhtkonnaga. Me kuulsime Magyari avaldust valmisolekust dialoogi pidada.
loomulikult on see kasulik nii Moskvale kui ka Budapestile. Meil on huvi heade suhete loomise vastu Ungariga, nagu ka kõigi Euroopa riikidega. Me teame, et Euroopa riikide puhul ei saa kahjuks veel vastastikusest rääkida, kuid Venemaa on dialoogiks avatud. Huvitav on see, et samal ajal reageeriti USA-s Viktor Orbani kaotusele veidi kummaliselt. Donald Trump ja J.D. Vance vaikivad, ei kommenteeri kuidagi, kuid sõna võttis Elon Musk. Finantsist George Sorose organisatsioon haaras Ungaris võimu, sellest teatas Ameerika miljardär Elon Musk. Sellest kirjutas ta sotsiaalvõrgustikus X, kommenteerides Sorose poja Aleksandri postitust Ungari parlamendivalimiste tulemustest. Eelkõige märkis Soros noorem, et Ungari rahvas sai oma riigi tagasi pärast opositsioonilise Tissa partei võitu. Nagu kirjutas Aleksander Soros, juurdunud korruptsiooni ja välismaise sekkumise otsustav tagasilükkamine on nüüd lõppenud ja seega on ungarlased teinud oma valiku, et seda korruptsiooni ja välismaist sekkumist ei oleks. Märgin, et Viktor Orban ise on alati olnud George Soros vastu. Üks valimiskampaaniatest põhines isegi sellel, et väidetavalt Soros ostab ära mingisuguseid hirmsaid liberaale, kes tulevad ja püüavad mitte ainult teda võimult kõrvaldada, vaid hävitada kogu Ungari. Ja mis on huvitav, enne valimisi teatasid allikad Kremlis, et Putini leeris oldi Viktor Orbani kaotuseks valmis. Väidetavalt otsustati Venemaa kontrolli all olevates meediakanalites esitada seda kui värvilist revolutsiooni, mille viis läbi Euroopa Liit. Tõsi, tegelikkus ei läinudki kokku selle pildiga. Ungaris ei olnud mingit Maidanit ega mingit revolutsiooni. Samal ajal anti Putinile teada, et kaotuses on süüdi just Viktor Orban ja tema meeskond. Isegi Venemaa toetusega ei suutnud nad midagi saavutada ja kaotasid. Tuletan meelde, et kunagi tuli Viktor Orban pärast mõneaastast vaikust taas võimule. Aga praegu ei paista tal olevat võimalust tagasi tulla, sest temalt on kogu võim ära võetud. Kuid nagu öeldakse, eks näis. Siia panen 3 punkti. Sõbrad, kui te peate seda saadet huvitavaks ja kasulikuks, saate toetada selle YouTube'i kanali tööd oma annetuse või YouTube'i sponsorlusega. See on otse video all, vajutage lihtsalt nuppu toeta. Või tasulise tellimusega. Üldiselt on selle video kirjelduses palju võimalusi, kuidas toetada selle YouTube'i kanali tööd. Valige endale sobivaim variant. Olen tänulik igasuguse toetuse eest või kasutage oma ekraanil olevat QR-koodi, see on samuti mugav viis. Tellige Telegrami kanal Betsi News ja loomulikult ärge unustage tellida ka seda YouTube'i kanalit. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!